Ja taas käes ta ongi. Pööripäev, 21. detsember 2022. Mida aeg edasi, mida enam möödub aastaid nendest loetud aastatest, mis on inimesel antud siin käia, seda enam marginaliseerub minu jaoks jõulu, laupäev, kõik jõulupühadega seonduv. Ja aina kirkamaks ja vägevamaks muutub pööripäev. Selle juures mõlemad, nii suvine pööripäev kui siis see tänane talvine pööripäev. Ja paneks mõned oma mõtted kõlama. Endalgi kena kuulata omi mõtteid. Mis on siis nii ülimuslikku selles pööripäevas? Minu maailma tunnetusest lähtuvalt on see ülimuslikkus, mis suureneb üha enam ja enam aastate kulul. See kõige suurem osis, mis hakkab seda väärtustama ja kuldama, seda kummalist astronoomiliselt ehk astronoomide poolt paika pandud autorlus kui ühele selline puudub sellel. See on ühislooming ehk kui soovid, siis see on Jumala vaimust inimestele antud, et nad nii-öelda aegade hämarusest ja ilma autorluseta on suutnud hakata tuvastama seda hetke, kus kohas elukeskkond, kliima, aastaaeg ja mis muidugi kõige olulisem, valguse ja pimeduse suhtarv jõuab mingisugusesse punkti, kus kohas ta siis vastavalt hakkab kahanema või kasvama. Ja see ei olegi oluline, kas sellel on autorlus, kas on see mingisugune vana ürgne kultuur, kes on selle esimesena kaardistanud, sest inimmeel otsib ju painelikult kindlasti autorlust. Ma ei hakka lahti rääkima seda, mida ilmselt olete võib-olla isegi kuulnud, et Issanda Jeesuse Kristuse sünni daatum, vastavalt see päev, mis siis paari päeva pärast peaks täituma, on ikkagi geopoliitiline otsus, mis on sündinud mingisugusel hetkel kuskil kohas kristliku kiriku sünni juures 300 aastat pärast Kristust ja sealt saadik on siis on selle ümber käinud heitlemine. Meie, eestlased, mind kuulab ju ainult eestlane ja ma kuulan ka iseennast esimeses järjekorras eesti keeles. Meile, sellele väikesele maale, mis on nüüd jälle jõudnud ka mingisuguse otsekui teatava pööripäeva sarnase staatuse, niisuguse mingisuguse mentaalse murdejooneni. Sellel väiksel maal, nii kummaline kui see on kristliku kiriku poolt ülimuslikuks, kristliku kiriku, seal on ju Jeesus tsentris, poolt loetud ülimuslikuks Kristuse kuju ja loomulikult tema sündimise fenomen, mis protseerub siis jõulu õhtusündmusega ja vastavalt siis järgnevate sündmuste siis spaleeriga, mis jaguneb siis jõuluõhtuks ja jõulu esimeseks pühaks ja teiseks ja kolmandaks ja nii edasi. Meie kultuuriruumis, sõber, kas sa seda tead juhuslikult? See on muide rahvaloenduse tulemina tuvastatud ja nüüd juba viimase 24 või 6 aasta jooksul. Keda on Eestis, millist konfessiooni on kõige enam esindatud? Et sa tahaksid muidugi öelda, et loomulikult luterlasi.
sõber, see ei ole nii. Eestis on kõige enam esindatud õigeusklikud. Ja nagu sa tead väga hästi, on Jeesuse sünd ja selle tähistamine ehk kirikupüha õigeusu kalendris ja protestantlikus kalendris täiesti erinevates kohtades. Abstraktne olukord on. Minul isiklikult, kes ma olen 58-aastane ja olen jõulusti tähistanud varasest lapsepõlvest saadik, mul on sellest trianglist nüüd siit saadik. Minu jaoks on issanda sünnipäev siis, kui ta sünnib, aga seda ma siinkohas ei räägi, sest täna on pööripäev ja täna on pööripäeva jutud. Ja nüüd tagasi pööripäeva juurde. Miks on ta nii ülimuslik? Eks ta ongi sellepärast nii ülimuslik, et on üks kindel ja muutumatu ja püsiv väärtus, mis ei ole väga populaarne. Seda loetakse paganlikuks niisuguseks sündmuseks, ta on küllaltki marginaalne. Leidub piisavalt palju inimesi, kes üleüldse ei tea, et mis asi on pööripäev, millest ta lähtub ja see on ääretult marginaalne. See on enam-vähem sama nagu kõik teavad midagi Georg Otsast, aga kes ta ikka oli ja mida ta tegi. Minust ei tea, vanem põlvkond teab. Täpselt samamoodi pööripäev. Pööripäev on hetk. Ja mis on selle hetke fenomen? Selle hetke fenomen on see, et see ongi hetk. See on dateeritud. Ma ei tunne selle vastu süviti huvi. Erinevad astroloogia ja niisugused eri keskkonnad pööravad sellele muidugi palju tähelepanu ja eks seal kaasatakse ka erinevaid superarvutite võimsusi. Et ta on üldiselt ära märgitud kuidagi viisi mõõdistuste tulemina, et täna siis mingil kellaajal täpselt see kell, ütleme seal 13, 25, 61 sekundit ja siis toimub mingi nihe kuskil kohas, päikese, maa, teljed ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Selle tulemina hakkab murdosa sekundi haaval suurenema valgus. Valgusühik, mis iseenesest on ju valgus, millele vastandub pimedus. Valgus hakkab suurenema, valgusvood. Ja see kõige kihvtim on selle juures see, et see ei ole seotud mingisuguste poolkeradega ega niisuguste rakurssidega ega ajavöönditega, vaid sellel hetkel toimub nii-öelda see moment, kus kohas vastalt valgus hakkab suurenema ja see valgusvoo suurenemine ehk päikesevalgus, mis annab elule kõige aluse, elu olemusele ja elu tekkele kõigepealt, elu olemusele, elu jätkusuutlikkusele, see on päikesevalgus. Ja niimoodi ta läheb siis vastalt pool aastat kuni järgmise pööripäevani, mis jõuab siis ennem jaanipäeva kohale. Täna on 21. detsember, mõned päevad on jäänud jõuludeni. Ja ma olen väga tänulik, et ennem seda kõike, seda saginat ja seda trianglit ehk parajat show'd, mis on siis iseenesest jõulud, et vaikselt saab tähistada seda pööripäeva, seda muutumise, selle valguse ja pimeduse vahelise suhtarvu ehk transformatsiooni hetke. Pole oluline, mis kell ta tõesti toimub. Aga meie siin kaugel Hispaanias, kus kohas on ju igavene suvi, praegugi on temperatuur ikka kuskil, päikese käes tundub 18-20 kraadi olevat kuskil. On siin mere ääres meile see aga kallis nurgakeses, kus me oleme aastaid tuleme taas ja istume siia maha, keskeneme, mõtiskleme kõigi asjade üle ja mis igas teises keskkonnas on võib-olla rohkem tasakaalust väljas, aga siin mingid tasakaalukeeled uuesti taastuvad ja tuleb enam selgust ja valgust. Me tuleme siia, võtame kaasa oma trummikese ja taome seda trummi
et tunneme ennast hästi. Ja loomulikult on talvise pööripäeva fenomen ikkagi selles, et midagi hakkab suurenema, mitte kahanema. No ei saaks nüüd öelda, et suvisel pööripäeval siis hakkaksid nii-öelda pisarad mööda palgeid voolama, et valgus hakkab vähenema. No loomulikult ei ole see nii. Aga see teadmine, et midagi hakkab suurenema, midagi hakkab muutuma. Ja noh, eks loomulikult ma jätan selle osa nüüd kõik nimetamata, et eks ikka on küll, eks ikka on ootust ja lootust. Kõik tervikuna, elu, inimkond, ühiskond Eestis, ühiskond ka siin Hispaanias. Kõige selle muutumise suhtes on üks lootus, üks ootus. Aga see on juba isiklik ja igaüks ootab sellest muutumisest seda, mida ta ootab. Meie seejaga ootame seda, mida meie ootame. Me ootame, et need pimeduse jõud hakkavad nüüd taganema ja valguse jõud hakkavad oma võidukäiku päev päevalt, tund tunnilt, minut minutilt ja hetk hetkelt suurendama. Selline mõte.